Inimene on aegade algusest taga ajanud täiuslikkust. Täiuslikkuse poole püüdlemine on olnud meie arengu ja loovuse allikas. Oleme alati vaadanud loodust kui täiuslikkuse etaloni, millest õppida ja inspiratsiooni saada. Kuid nii nagu meie meeledki, ei ole ka loodus täiuslik. Looduse eesmärk on muutustega kohaneda ja ellu jääda. Inimese käitumises ei ole vähimatki erinevust teiste liikide käitumisega. Olgu ta värmseene käitumine või olgu ta mõne putuka käitumine või olgu ta jääkaru käitumine. Kõik proovivad ikkagi ise ennekõike maksimaalselt elus püsida. Loodusest võime leida väga tõhusaid tehnoloogilisi lahendusi, imelisi nanostruktuure, keerukat suhtevõrgustikku ja palju muud hämmastavat. Kuid täna nähtav täiuslikkus on tekkinud ja püsib tänu sellele, et kõik teevad vigu. Meil kipub lihtsalt meelest minema, et selleni jõudmiseks läks meil aega umbes 3,5 miljonit aastat. Inimese eluiga on aga piisavalt lühike, et suuri, aeglaseid muutusi tajuda. Kui räägime koos mingi jääaja tulekust omal ajal, see võttis 100 aastaid aega ja 1000 aastaid ja kestis ka vahel miljoneid aastaid. Ehk ühe liigi, ühe isendi eluaja kestel toimuvad muutused olidki suhteliselt napid. Nad mitte keegi ju täpselt ei teadnud, mismoodi toimub. Samamoodi on meil täna sellega, kuidas me mõtestame oma elukeskkonna jätkusuutlikkuse teemasid. Meie endi tegevuse mõju keskkonnale ei jõua meieni otse ja piisavalt kiiresti tagasi. Ja selle suhte tajumine on üks tõsine väljakutse. Looduses kõik need erinevad katsetused, mida me teeme, need saavad täiesti ühese, alastamatu ja konkreetse tagasiside. Tuntud mõisteks on looduslik valik. Ehk kõik need sellised muutused, mis ei sobi muutuvatesse oludesse, need lihtsalt kõrvaldatakse. Ja need kõrvaldusmehhanismid ei allu mitte ühelegi otsustuskogu tahtele või mitte ühegi presidendi allkirjale. Langetame hapnikusisaldust piisavalt madalale ja inimene enam ei suuda sigida näiteks. Me teame, et umbses toas on halb olla. Ja umbset tuba tekitab ju suurenenud süsihappegaasi sisaldus. Ja kui me nüüd vaatame neid protsesse, mis meie elukeskkonnas toimuvad, siis võib vabalt juhtuda juba sajandi lõpuks see olukord, et ka toast väljaminek ja kodumetsas jalutamine on kui umbses toas jalutamine. Meie Eesti asub parasvöötme jahedamal äärel, mis iseloomustab piirkondi, kus on mõõdukad temperatuurid ja selgelt eristuvad aastaajad. Siin avalduvad kliimamuutused teistmoodi kui troopilistes või kuivemates piirkondades. Seetõttu ei tunnetagi me siin otseselt juba praegu käimasolevaid looduslikke protsesse, mis meie tegevuse tagajärjel meie endi elukeskkonda mõjutavad. Evolutsioon on andnud meile lahenduse ja lahendus on õpitud käitumine, mis võiks olla lihtsam, kui õppida meie elukeskkonda tundma, siin valitsevaid seoseid tundma ja oma käitumist selle järgi kohandada, nii nagu me oleme võimelised kohandama ennast ühele või teisele religioonile või mingisugusele muule uskumusele. Varasemad näited mingil määral on ju sellised, kus inimesed on läinud mingi juhi järele. Kuid selleks, et me oskaksime elukeskkonnas toimetada nii, et see püsima jääks, siin me peame jõudma igaüks selle oskuseni vähemalt mingisuguses kriitilises tasemes. Kui tuua näiteks siin neid plastikkarja teemasid ja muid asju, siis ju küsimus ei ole selles, et kas plastik või paberkõrs. Aga miks me üldse kõrt vaja? Me saame tassist niisama ka juua. Inimtegevuse tõttu toimub praegu 6 suure liikide väljasuremine. Teadlaste hinnangul sureb lähemate aastakümnete jooksul välja umbes 1 miljon liiki. Viimati toimus midagi sarnast 66 miljonit aastat tagasi. Seekord on massilise väljasuremise põhjustajaks aga üks liik, looduse krooniks nimetatud inimene. Kas me hävitame lõpuks ka iseenda? Meil ei ole otseselt jällegi probleemi inimliigi kui sellise väljasuremisest vähemalt 2000 aasta jooksul. Kuid küsimus on selles, et kes alles jääb. Ei jätku eluks kõlbulikke tingimusi enam nii palju sellistel aladel, kus nad senimaani on olnud. Ja teistpidi, kui me räägime kas või näiteks põllupidamisest, siis me võime mõelda, et nüüd me saame liikuda põhja poole, siis aga mullateke võtab ka aega. Kui meil Lõuna-Euroopas mingisugused probleemid tekivad või ka savannist lõuna pool, siis selle asemele nii kiiresti ei teki asju, kui need kaovad. Ja täna me oleme muidugi möödapääsmatud olukorras, kus igal ühel tuleb omandada ökoloogiline kirjaoskus. Kas me õpime ennetavalt üht-teist selgeks ja korrigeerime oma käitumist või siis ta tuleb meil otsese vahetu tagasisidena. Ja siis me teistmoodi enam ei saa.
nii et see on nagu see paradokside teema. Me justkui arvame, et me nagu peaksime loodust hoidma. Tegelikult on küsimus inimese enda elukeskkonnas. Looduslik valik hakkab ka inimkonnas selekteerima ilma igasuguse kahtluseta.